Näidisülesanne G. 2 punktlaengut. Positiivne laeng 20 pikokuloonit ja negatiivne laeng miinus 50 pikokuloonit asuvad teineteisest vaakumis 80 cm kaugusel. Arvuta elektrivälja tugevus punktis, mis asub laengut ühendaval sirgel suuremast laengust 50 cm ja väiksemast laengust 130 cm kaugusel. Selle ülesande lahendamisel on väga oluline koostada joonis. Ma julgeks väita, et ilma jooniseta seda ülesannet üldse lahendada ei saagi. Nii et ülesande G lahendamine algab joonise koostamisest. Et meil on siis 2 laengut. Üks on positiivne ja teine laeng on negatiivne ja need laengud asuvad ühel sirgel. 2 punkti ei saagi teistmoodi asuda kui ühel sirgel. Aga see väljapunkt, mis meile huvi pakub, jääb samuti neid laenguid ühendavale sirgele, mitte kuskile kõrvale siia, vaid laenguid ühendavale sirgele. Ja sellesse punkti paigutame siis mõttelise proovilaengu. Ja mõistlik on see proovilaeng võtta siis positiivne. Me teame selle punkti kohta seda, et sellest suuremast laengust, mis oli siis meil negatiivne, on see meie punkt 50 cm kaugusel ja kuna need 2 laengut olid siis omavahel 80 cm kaugusel, siis see esimene laeng asub meie punktist 130 cm kaugusel. Tuleb välja, et see 80 cm siin on fantoomandmed, ehk siis ülesande lahendamisel seda 80 cm vaja ei ole. Seda oleks vaja siis, kui me näiteks arvutaksime kuloonilist jõudu 2 laengu vahel. Aga praegusel hetkel on meil siis punkt sellel meid ühendaval sirgel, mis asub siis suuremast laengust 50 cm ja väiksemast laengust 130 cm kaugusel. Kuna selles punktis on 2 laengu poolt tekitatud elektriväli, siis elektriväljad, siis peame siia joonisele kandma ka mõlema laengu poolt elektrivälja tugevuse vektorid. Ja kehtib põhimõte, et meid huvitavas ruumipunktis langeb elektrivälja tugevuse suund kokku selles punktis asuva positiivsele punktlaengule mõjuva jõusuunaga. Nii et küsime endalt, et mida teevad siis see meie positiivne proovilaeng ja positiivne laeng, mis meil on siis märgitud Q1-ga. Nemad tõukuvad järelikult proovilaengule mõjub siis selle Q1 suhtes tõukejõud ja samas suunas asetseb siis ka selle laengu poolt põhjustatud elektrivälja tugevuse vektor. Teine laeng on meil negatiivne, järelikult tegemist on siis proovilaengu ja selle laengu vahel mõjuva tõmbejõuga. Nii et jõud tõmbab siis seda proovilaengut sinna Q2 poole ja ühtlasi siis ka
elektrivälja tugevus, mida see punktlaeng tekitab, on sama suunaga. Nüüd me oleme olukorra joonisel ära kirjeldanud, ehk siis kvalitatiivselt asume nüüd selle ülesande kvantitatiivse ehk siis arvulise lahendamise kallale. Paneme kirja, mis on antud arvuliselt ja mida küsitakse. Ja kõigepealt on meile siis antud laengute suurused. Q1 on 20 nanokuloonit ja Q2 on, mitte nano, vaid piko, 50 pikokuloonit. Ja ma rõhutan, et nii nagu kulooni jõudude ülesannetes, nii ka siin me ei pane laengute ette pluss või miinusmärki, sest need pluss ja miinusmärk ei muuda muud kui selle jõu või siis selle vastava väljatugevuse suunda. Piko on siis triljondik põhiühikust ehk siis 10 astmes miinus 12 põhiühikut. Paneme kirja ka siis selle meid huvitava punkti kauguse esimesest ja teisest laengust. Nii et punkti kaugus esimesest laengust on siis 130 sentimeetrit ehk 1,3 meetrit ja punkti kaugus teisest on 50 sentimeetrit ehk 0,5 meetrit. Siia võiks kirja panna ka siis selle kulooni konstandi 10 astmes 9. Ja nüüd, kui vaadata, mida meie käest küsitakse, siis ei küsita meie käest mitte seda E1 ega E2, vaid väljatugevust selles punktis, ehk siis resultantvälja ja tähistame siis selle resultantvälja tugevuse tähega E. Ja kuna elektriväljadel kehtib siis superpositsiooni printsiip, siis tähendab seda, et kui mingis ruumipunktis on samaaegselt mitme laengu poolt tekitatud elektriväljad, siis nende tugevused liituvad nagu vektorid. Aga kuna meil nüüd need E1 ja E2 on vastassuunalised, siis arvväärtuste seisukohalt tähendab see lahutamist. Tule. Panen korra pausi peale. Nii et siis jah, kuna E1 ja E2 on siis vastassuunalised, siis arvväärtused ei tule mitte liita, vaid tuleb hoopis lahutada. E1-st E2. Ja see ongi siis nüüd see valem, mida me saame kasutada esitatud küsimusele vastamiseks. Loomulikult selleks, et meil oleks midagi lahutada, peame me siis E1 ja E2 välja arvutama. E1 on siis K korda Q1 jagatud temale vastav kaugus ruudus ja E2 on K korda Q2 jagatud temale vastav kaugus ruudus. Kui nüüd arvud asemele paneme, siis saame E1 väärtuseks 0,1 newtonit kuloni kohta
ja kui teises avaldises arvu tasemele paneme, saame selle elektrivälja tugevuseks 1,8 newtonit kuloni kohta. Ja nüüd tuleb siis teha, eks ole, tehe, kus me 0,1 lahutame 1,8 ja saame vastuseks, ma panen siia ligikaudu, kuna meil mõlemad need arvud olid ligikaudsed, 1,7 newtonit kuloni kohta. Ja siin on miinusmärk. Tegelikult ühegi füüsikalise suuruse, kui see ei ole just temperatuur Celsiuse kraadides, väärtus ei tohiks tulla negatiivne. Aga meil tuli. See tähendab tegelikult seda, et meie ülesande lahenduskäik ei olnud 100% korrektne. Me oleks pidanud vektorit lahetama komponentideks, ehk siis kasutama vektorite koordinaate. Aga me lähtusime nii-öelda loomulikust talupojamõistusest ja järelikult ka selle vastuse tõlgendamisel peame siis lähtuma talupojamõistusest. Ja see miinus siin ütleb meile seda, et selle resultantvälja tugevuse vektor on siis samasuunaline selle teise ehk siis selle negatiivse suurema laengu poolt tekitatud elektrivälja suunaga. Nii et vastus koosneb kahest osast. Elektrivälja tugevus on 1,7 newtonit kuloni kohta ja elektrivälja tugevuse suund langeb siis kokku selle teise vektori suunaga.